3 tiimu peale omale see ka reporterid kommenteerivad reaalajas või seda, mis juba lindis tehtesse mängitakse? Me peame kokku leppima, kuidas me teeme, et nad saavad tegelikult ka hiljem peale rääkida selle sutsakale, mis nagu jääb. No see, et me arutleme ja räägime ja paneme asju paika, see on suhteliselt tavapärane. No me oleme delay'ga, eks ju? Ei, me ei ole delay'ga. Aga et nii palju mehi ja ka naisi ühe laua taga, et see väga tavapärane ei ole, sest siis me istume ühe laua taha nii suure inimestega, kui meil on hästi rasked ülekanded tulemas ja Tartu suusamaratoni ülekanne on kindlasti üks raskemaid, mis üldse saab televisioonil olla, sest ära katta 63 kilomeetrit punktist A punkti B, kindlasti see ei ole üldse kerge ülesanne. 8–10 minutit tuleb stardipilt ja siis on plats puhas. Tartu maratoni ülekanne on selline hästi vastutusrikas, ta on ülimalt keeruline ja kõik ülekanded, mis me seni oleme teinud, ei ole kõige paremini õnnestunud, nii et eks meil väikene ärevus ja pinge on ka sees. Millal me sinu arvates siis laivi jõuame ühel hetkel? Ilmafaktor on ka hästi suur, et me ei tea täpselt, mis ilm 17. veebruaril on ja nii edasi. Nii et eks see selline ettearvamatu asi ühest küljest on, aga teisest küljest mitte midagi ettearvamatut, et meil on olemas plaan A ja plaan B. Selle ülekande keerukus, Marek Võlg, kes mida teeb siis, kui on plaan A läinud nässu ja hakkab toimuma plaan B. Et see on selline tegelikult hästi põnev, hästi huvitav. Stardipauk on kõlanud. 17. veebruaril on siis kavas Tartu suusamaraton. Me alustame oma ülekannet kell 10 ja lõpetame kell 12.50, nii et pikk ülekanne, põnev ja ettearvamatu võistlus. Põnev saab olema aga nii enne kui ka pärast Tartu maratoni. Ülekandeid on palju. No kui vaatame veebruari ja märtsikuud, siis tegelikult on hästi palju ülekandeid. 6. veebruaril me vahendame Aberdeenist Šotimaa ja Eesti jalgpalli maavõistluskohtumise. Me teame Eesti-Šotimaa jalgpalli ajalugu, see on hästi põnev, seal on palju intriige olnud ning sõpruskohtumine kindlasti pakub suurt huvi. Ja juba järgmisel päeval. Juba 7. veebruaril algavad Tšehhist Novi Vestovas laskesuusatamise maailmameistrivõistlused, mis kestavad siis 17. veebruarini. Toome kõik otseülekanded vahetult televaatajateni. Nii kui laskesuusatamine lõpeb, siis 21. veebruaril algavad meil suusatamise maailmameistrivõistlused Val di Femmes. Mäletatavasti spordisõbrad teavad, et aastal 2003 peeti Val di Femmes suusatamise MM ja nüüd siis 10-aastase vahejärel on taas Põhja-Itaalia väike linnake, see koht, kus maailma suusatajad kokku tulevad ja sealt me näitame ka tervikuna kõik programmis olevad alad ära. Aga nüüd vahetult pärast suusatamise maailmameistrivõistlusi nädalase vahega toimuvad lahtis suusatamise maailmakarik etapp, et Soome etappi oleme ikka näidanud, nii et ka selle toome otseülekandest televaatajateni. 1. kuni 3. märtsini on samal ajal eetris ka kergejõustik, sisekergejõustik Euroopa meistrivõistlused Göteborgis, ka otseülekanded, mille me siis vahendame praktiliselt tervikult. Fantastiliselt Eesti. Märtsi lõpp kuulub jällegi jalgpallile, sest 22. märtsil vahendame Holland ja Eesti maailmameistrivõistluste valikmängu, sest jätkuvad maailmameistrivõistluste valikkohtumised aasta 2014 MM finaalturniirile pääsu eest ja Holland loomulikult on maailma üks tugevamaid meeskondi ja selge see, et eestlastel läheb väga raskeks Hollandi vastu, aga pall on ümmargune, mine sa tea. Väga hea sooritus. Ning 4 päeva hiljem mängime siis kodus Andorraga, meeskonda, keda me tegelikult ainsana oleme siis selles valiksarjas võitnud ja loomulikult alla võidu me ei taha ka seekord saada. Üks ülekanne ajab teist taga. Samamoodi koosolekud. Juba valmistatakse ette ka Sotši olümpiat. Ilmselt umbes nii, nagu praegu arutatakse Tartu maratoni. Hoiame koosolekulistele pöialt, nagu Eesti spordilegi. Head saated iga päev.